Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub ikka kontorist, aga mul on abiks siis abipolitseinik Naatan Holman. Tervist! Ja nüüd on värskelt pühad mööda saanud jaanipäev või Johannese päev, kus tähistatakse siis Risti Johannese sünnipäeva, kes on siis sündinud Piibli järgi pool aastat ennem Jeesus Kristust ehk pool aastat ennem siis jõule. Ja täna alguseks ma loen Piiblist ühe jupi, hästi väikse jupi. Mul on poeg ka kaasas, leidis mul kapist minu politsei särgi, pani kohe selga, sellepärast, et ta tahab tulevikus politseinikuks saada, siis kui kodus ta näeb mul politseiriided, siis paneb seal ka need sageli selga. Jaakobuse 6. Jaakobuse 4. peatükist 6. salmist alates. Jumal paneb vastu ülbeile, aga alanlikele annab armu. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke, teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid. Kui astuda Jumalale lähemale, kogeme teda selgemalt ja sügavamalt. Ja üks peamine viis taevasele lähemale astumiseks on oma elust nende asjade kõrvaldamine, mis me teame, et need talle ei meeldi. Need mõtted alguseks. Ja nüüd laulame 2 laulu. Esimene laul on Sinu ligiolus. Seda harjutasime, pole ennem koos Naataniga laulnud seda veel. Ja nüüd siis Naatani eest vedamisel püüame seda siit laulda. Sinu ligiolus, kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus, kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Tulema suuruse, tulema vähe. Täidama auga see vaid. Tulema hilguse, su au me näe. Issand, sind me igatseme vaid. Sinu ligiolus, kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus, kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Tulema suuruse, tulema vähe. Auga see vaid. Tulema hilguse, su au me näe. Issand, sind me igatseme vaid. Nii, õnnestus meil toredalt. Teine laul, kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Iga noot, iga toon sinu jaam. Olgu päev raske või olgu kerge, iga hetk elan ainult su jaam. Võta vastu mu elu ja kiituse laul.
siis mu silmad sa issante lahti, rahu vaid nõnda leian ma tea. Võta vastu mu elu ja kiituse lau, sest sa armastad tegemata vahet. Siin ma olen ja vajan su armu, issand õnnista nüüd minu tahet. Mulle pojale väga meeldivad kuulivestid, poja nimi on Vahvus ja siin ta nüüd siis mul kuuliveste lahti võtab ja kinni paneb, sellepärast see krõbin siin on. Võib-olla vaatate, mul näete silmas on siuke vasakus silmas üks vigastus siin silma ümber, nagu oleks kuskil kaklemas käinud. Õnneks seda ei juhtunud. Mul oli puhkus ja siis ma püüdsin boilerit seina peale panna. Ja siis püüdsin vaadata, et ikka läheks õige koha peale sinna, et kronsteinid poltide ja mutrite otsa. Aga siis ta kuidagi libises mul käest selle kronsteiniga mulle siia silma koopa vastu. Ja sealt see vigastus tuli. Aga tänu Jumalale, et on olemas silmakoopad, et silmad on siis koopa sees. Et silmakoobast kaitses silma ära. Ja sellepärast on ka siit natukene niimoodi kätki. Aga selline lugu. Siit edasi Naatan jagab siis sõnumit täna. Ja, läheme järgmise loo juurde. Mis räägib ka ühest väikesest poisist, kes küsis kord oma isalt, et issi, kui suur on Jumal? Isa vaatas ringi ja kratsis kukalt. Kui ta märkas taevas lendavat lennukit, küsis ta pojalt, poeg, kas sa näed seda lennukit? Jah, vastas poiss. Kui suur see on? Poiss üritas seda sõrmedega näidata, ütles umbes nii suur. Seega on üsna väike, eks, ütles isa. See lennuk on kõrgel taevas ja tundub väike. Aga läheme vaatame seda lennukit lähedalt. Isa viis poja lennujaama ja nad vaatasid lennukit lähivaates. Ja kui nad olid lennuki kõrval, küsis isa, kui suur see lennuk nüüd on? Väike poiss sirutas käed nii kaugele kui sai ja ütles nii suur. Isa ütles siis, mida lähemal sa Jumalale oled, seda suuremana sa teda näed. See lihtne lugu peidab endas vaimse elu sügavat tõde. Jumal ei muutu. Tema suurus, vägi ja auhiilgus jäävad alati samaks. Aga meie tajumine temast sõltub sageli vahemaast meie ja tema vahel. Kui me elame kiires argipäevas, täis muresid, tegemisi, hajevil tähelepanu, võib tunduda, et Jumal on kaugel. Nagu väike täpp taevas. Nähtav, aga mitte ligipääsetav. Kuid see ei tähenda, et Jumal oleks meist eemaldunud. Enamasti oleme hoopis meie ise oma südamega temast kaugenenud. Me üritame oma jõuga hakkama saada, lahendada mured, ehitada oma elu, saavutada midagi, mis tooks au ja tunnustust meile endile. Ja me istume sageli oma südametroonil ise, suunates elu nagu juhid, kes küll teavad, et Jumal eksisteerib, aga jätavad temale oma elus ainult väikese nurgakese või sedagi. Ja selline kaugus ei ole aga lihtsalt tunnetuslik. See mõjutab ka meie vaadet Jumalale. Tema tundub väike, eemal olev ja jõuetu, sellepärast, et meie süda ei ole pöördunud tema poole. Lähedus Jumalaga ei tähenda ainult füüsilist kaugust, vaid tegelikult avatud süda ja teadlikku pöördumist tema poole. Vaikuse leidmist, palvet, usaldust. Lähedus tähendab, et me teeme tema ja ruumi oma südames. Mitte lihtsalt pealtvaatajatena, vaid osalejatena. Ja mida lähemale me temale liigume, seda rohkem hakkame nägema tema suurust, tema armastuse sügavust, halastuse laiust ja tarkuse kõrgust. Meie vaade muutub, mitte Jumal ei muutu. Nii nagu lennuk paistab väike ainult kaugelt, võib ka Jumal tunduda väike ainult siis, kui meie seisame temast eemal.
tegelikult ju lennuk on kogu aeg muutumatu suurusega. Ka mulle meeldib tihti käia lennukeid vaatamas, kui nad õhku tõusevad või maanduvad. Nad teevad väga suurt müra, eks ole. On tõeliselt võimsad ja suured. Aga kas pole mitte nii, et ükskõik kui lähedalt sa ka neid lennukeid ei vaataks, siis sa ise ju mitte kunagi õhku ei tõuse, ilma et sa ise ei oleks lennukis sees. Ja nii on ka vaimses mõttes, et niikaua kui meie jääme pealtvaatajaks Jumala riigis, me võime küll teada, kui suur ja vägev on Jumal, aga me ei saa seda ise kunagi isiklikult kogeda. Me võime rääkida tema suurusest, kuulata jutlusi, lugeda piiblit, aga päris elu muutus sünnib ainult siis, kui meie ise astume sisse tema armusse. Või kui meie lubame temal tulla meie ellu ja juhtida meid. Alles siis viib tema meid justkui nagu teisele tasandile, kuhu me ise kunagi ei jõuaks. Meie loomuses on jääda madalale, mõtlema maiselt, toimetama omast jõust ja kartma tihti. Aga tema tõstab meid üles. Tema vaatenurk on palju kõrgem. Tema teed on üle meie teede. Nii et Jumal ei muutu, aga meie võime muutuda. Ja see ongi hea uudis. Sellepärast, et igal hetkel on meil võimalik astuda see samm Jumalale lähemale. Öelda jah Jumalale ja tema plaanile. Iga samm tema poole muudab midagi ju meis. Mõni samm võib olla väike, vaevu nähtav, aga teine on määrav. Iga liikumine Jumala poole, iga samm viib meid lähemale tõeni, mille suurust me vaid ainume eemalt, aga võime kogeda väga selgelt, kui me oleme temas. Mõtle sellele, kes sina täna oled. Kas sa oled näiteks hommikupalvuse pealtvaataja? Vahet ei ole siis kas lähemalt või kaugemalt. Või oled sa osaleja, päriselt Jumalat kiitmas ja tänamas? Ava oma süda. Tõsta tänasel hommikul oma pilk. Astu lähemale ja sa näed Jumalat suure ja vägevana. Ja võib-olla palju suuremana, kui sa teda siiani näinud oled. Amen. Amen. Aitäh sõnumi eest. Meil laulda veel kokku harjutatud tugevalt Oma rahu annan teile. Täna küll ei jõudnud harjutada, aga eelnevalt on õnnestunud ikka kokku mängida ja laulda. Pahus, tule ka siia, istu siia kõrvale. Siis oled vaiksemalt seal. Siin, tule. Oma rahu annan teile. Oma rahu jätan ma. Ei ma või rahu anda. Oma rahu jätan ma. Oma rahu annan teile. Oma rahu jätan ma. Ei ma või rahu anda. Oma rahu jätan ma. Nüüd on võimalik paluda meil ühiselt meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse.
issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. issand, lasku oma pale paista meie peale, olgu meile armuline. issand, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel.